Tere päevast teile kõigile taas kord siin Kaia ja Consultingu lehel. Kui juba olin eetris eile, siis ega küll küllale liiga ei tee. Olen täna ka siin eetris, aga juba hoopis teise inimesega. Aga taas kord väga inspireeriva ja vägeva naisega. Tere sulle, Diana. Tere! Kuidas sa tunned ennast? Um, kuidas ma ennast tunnen? No see on selline väga suur väljakutse minu jaoks. Aga kuidagi, kui live läks käima, siis tekkis natuke nagu rahuseisund. Ja muidugi, et ega see ootuse seisund ei olegi pidevalt teadnud koota, millal see nüüd saama hakkab, vaid teeme lihtsalt asja ära. Mina heidan jälle pilgu korraks siia telefonisse ja ütlen ka kohe siia algusesse, et kui kellelgi on küsimusi, siis saate siia kirjutada. Täna kuidagi jäi mul see postitus tegemata, kus ma ütlesin, et ma nüüd tulen Dianaga rääkima, aga ma arvan, sellest ei ole midagi, et see läheb siia lehele kenasti ülesse. Ja mis me siis täna räägime? Diana on noor naine, kes kirjutas mulle augusti lõpus, et Kai, kuule, mina nüüd ka tahan lõpetada venitamise ära ja unistamise ära, et ma tahan minna tegudele. Et nii tore on unistada, aga mis selle väljund nüüd on, et kuidas need unistused teoks saaks? Nii et ma arvan, et kas me päris 1. septembril, millegipärast mul on 1. september kohtusime, aga suure tõenäosusega ta päris 1. ikka ei olnud. Aga mine tea, äkki tulidki 1. septembril mul sealt läbi, ma ei mäleta enam. Aga igal juhul seal sa mul istusid ja rääkisid, et mis sa kõik soovid, et see elus teisiti oleks. Et Diana on siis TIR programmi läbija, Thinking into Results, mis on siis see Bob Proctori tulemuslik mõtlemine eesti keeles. TIR, ingliskeelne lühend, nagu ikka meeldib seal Ameerikas, Kanadas neid lühendeid kõigil kasutada, siis oled sa septembrist saadik mul seal programmis õppimas, milles oled nüüd ka tegelikult läbi teinud. Ja hästi tore on vaadata olnud neid tulemusi, mis sul elus toimub ja tegelikkuses ma kohe ütlen, ega see teekond ei ole olnud lihtne, sest kui ma olen mingi asja pähe võtnud, siis sellele tunded taha pane, et need asjad lähevad liikuma, aga mitte alati seda teekonda pidi või teed pidi, kuidas meie ette oleme kujutanud. Aga miks ma sinuga siin räägingi, ongi see, et sa oled selle väga ilusti justkui, kuidas ma ütlen, siis vastu võtnud või sellega kaasa läinud, et okei, ma ju soovisin seda tulemust, see läheb seda teed pidi, mis siis sellest. Ja tegelikult ma arvan, et see on sul selle kasvuga tekitanud, et nagu ju Bob ütlebki, et see pole ju, elus kaob ju lõbu ja mängulisus ära, kui me kogu aeg teame, kuidas me oma eesmärke saavutame või oma unistusi täidame. See ongi see lõbu ju siin elus, kui me saame öelda, näe, niipidi läks. Nii, aga nüüd ma arvan, et meil juba kuulajad piisavalt see tulnud ja läheme täitsa algusesse, vii ennast korra sinna tagasi. Ma mäletan seal Paala järve ääres, kus ma elasin, kui sa tulid mul sinna suvel. Täitsa sügis tegelikult oli juba, ma mäletan seda lõhna isegi õhus oli juba täitsa sügisel lõhn. Miks sa otsustasid tulla sellisele süsteemsele enesearengu teekonnale? Sest et ma olin juba varasemalt ka nagu selliste enesearengute tegevustega tegelenud, kursused, meditatsioonid aga ma jõudsin sellisesse kohta, kus ma ei suutnud minna liikvele selle poole. Mul olid ideid, mul oli juba tegelikult paar aastat tagasi juba tekkis idee, millega ma tahaksin tegeleda, aga ma jäin kuidagi mugavusse ja ma ei suutnud hakata astuma samme selle poole. Ja augustis siis tuligi mul siis selline mõte, et mul on vaja nagu mingit süsteemi, kus ma saan nagu järjepidevalt tegeleda oma asjaga. Ja siis mul meenuski ma olin nagu varasemalt sellest programmist kuulnud ja siis ma võtsin sinuga ühendust. Ja siis ma alustasingi 1. septembrist tegelikult. Sellepärast ma vist mäletan seda kuupäeva. Just augustis saime kokku ja 1. septembris alustasid siuke mõnus koolilapse kuupäeva. Et siis alustasin ja. Ehk siis sul olid ideed, mida sa olid tahtnud ammu teostada, aga sa ei olnud hakanud neid teostama. Ja tead, ja miks ma tahan selle välja tuua, see on enamus inimestel, kellega ma räägin. Mul on inimesed, kes ütlevad, ma olen lauasahtlisse kirjutanud asju 5-3 aastat tagasi, ma vaatan, keegi teine tegi ära. Mis mõttes mina oleks saanud neid ju ära teha? Ja sest
keegi ära teeb ikka, ega lennuk ei jää leiutamata, on ju, et see on olemas igal juhul. Küsimus on lihtsalt, kes seda teeb ja millal seda siis tehakse. Ja teine asi, mis ma veel tahan siit välja tuua, on see, et sa tegelikult olid väga pikalt enda arvates olnud ka enesearengus, mis kursustel käinud, tegelenud enda mingite asjadega, sest sul on ka ikkagi ju päris põnev elu olnud selle koha pealt, me ei lasku siin detailidesse, aga sa kogu aeg nagu tegelesid justkui endaga, lugesid raamatut, käisid kursustel, aga puudus selline süsteemne lähenemine ja mis tegelikult tihti on inimesed, kes võtavad minuga ühendust, et kuule, ma tahaks teada, mis see tirr on. Nad täiesti sellise hetke ajel oma intuitsiooni järgi käituvad ja muidugi väga paljud siis lasevad ratsionaalsel mõtlemisel vahele tulla ja enam ei lähe oma selle, ütleme siis sisetundega edasi, mis on neid nagu toonud, aga tahaks minna süsteemselt edasi enesearenguga. Ja sina tegid selle otsuse ja tulid tegelikult seda õppima. Aga räägime kohe selle, et milleni see siis viis, see, miks sa tulid, kas see on nüüd siis käes sul elus? Tead, ma mõtlesin selle peale, et kõik, selles mõttes need unistused, need eesmärgid on nagu pikemaajalised, nagu, kui nad täituvad, aga tänaseks ma olen saanud liikvele ja tänaseks ongi mul see ettevõte loodud, et sest see tirr nagu muidu, ma arvan, paljud on sellised, aga ma olen kui tekib idee, siis ma natuke aega teen ja siis mul vajub nagu ära, et ma ei suuda nagu olla järjepidev. Et selle tirriga ma tegin, õppisin järjepidevust ja siis mul on praegu palju lihtsam tegeleda oma uue ettevõtlusega, sest et minu teadvus on nagu rohkem nagu arenenud selle koha pealt, et ma suudan nagu valida palju kergemalt neid samme ja neid tegevusi pidevalt. Et tegelikult, mille sa jälle välja tõid, ongi see, et väga paljud inimesed hakkavad ka tegema, et mõni nüüd kuuleb, et ma ei lükka edasi, ma hakkan tegema, aga see ind nagu raugeb, sellepärast, et me ei näe tegelikult kohe tulemust. Kui sa ju teed oma ettevõtte, siis sul ei ole 2 kuu pärast seal mingi 1000 kliendid ja kõik toimib, et see võtab aega. See on hästi suur paralleel, mis ma alati tõmban sinna trenni minekuga, et 1 või 2 kuuga ei muutu su keha, see võtab nagu aega ja me oleme ehitatud nii, et me tahame eduelamust kohe saada. Aga tirr õpetab märkama, et sa saadki eduelamust iga päev tunda, kas ennem, kui sa oled suure eesmärgi saavutanud. Ja ma arvan, et sa selle, nagu sa ütlesid, tirr on õpetanud järjepidevust, sa oled seda väga hästi saavutanud. Aga räägi, mis on see tulemus? Sul on tänaseks, mis asi sul on ette näidata tegelikult? Et siis elu, ma pool aastat õppisin siis tirri, aga ega ma siis kohe liikuma ei hakanud, et ma ikkagi püsisin seal mugavuses, et iga hommikul tegin oma harjutusi, aga päris elus ma ikkagi ei astunud samme. Ja siis elu mängis mulle niimoodi välja, et ma pidin hakkama oma ettevõtlusega tegelema, sest see koht, kus ma ennem olin, see hakkas lagunema. Ja mul oligi, ma olin nagu sellise valiku ees, et kas nüüd või mitte kunagi. Ja siis ma lõingi nüüd selle ettevõtte ära ja kuna mul on praegu hetkeseisuga ainult üks toode, siis ma läksin ikkagi selle tootega laivi, tegime e-poe ja see toode on täiesti saadaval e-poes, seda saab osta. Et see on siis külmkuivatatud tatlipulber. Ma võin isegi näidata seda siin. Muidugi näita. Kujutage ette, hoia seda natuke aega, et soovid teha e-poe ja kui paljud inimesed ootavad, saab see ja see toode. Dianal on üks toode e-poes, seda pakib iga päev, seda keegi tellib, nii et vaadake seda tatlipulbrit, uurige pärast lingi ka siia, et ikka teeme reklaami, kui sulle pärast on see võimas toode. Kui ma olen Eestis tagasi, mul on kohe ta seal tellimuses kirjas, sest tegelikult on see ehe näide, et me ei pea ootama, et meil on palju tooteid või mingi hull kontseptsioon ja kõik. Sa võid minna ühe tootega ka alustada, sest alati on kõige raskem alustamine. Nagu sa ütlesid, see laivi tulek oli ka raske see alustamine. Nüüd me juba räägime, väga vabalt saad hingata ja minuga vestelda, eks, et tegelikult on alati vaja astuda see esimene samm ja sa tõid nii huvitavalt välja selle,
et elu mängis sulle justkui ette, et sa oled sunnitud. Meie mõttejõud on nii võimas, et see, mida me mõtleme, see tuleb lihtsalt meie ellu, aga mis siis juhtub, on see, et meile ei meeldi see, mis teed pidi ta võib-olla tuleb ja siis me hakkame lükkama seda tagasi, et ei, see nii ei tohiks tulla, see peaks ikka sealt kaudu tulema. Ei, sa ei tohi sealt vasakult tulla mööda, sa pead umbes paremalt tulema. Aga meie ei otsusta seda. Ehk sa tegelikult alates 1. septembrist rääkisid endale seda lugu, kuidas sa oled selle ettevõtte omanik. Sul oli ju eesmärgikaart täpselt nii, nagu TIR ette näeb ja ega TIR-i esimene pool ongi väga kaardistav. Selles mõttes enamus lähevad alles seal poole peal tegelikult päriselt nagu liikuma. Ja kui sina oled oma mõttejõuga juba selle loonud, et ahaa, ma näengi ennast selle ettevõtjana, selle tootega toimetamas ja nende toodetega neid sul tuleb veel juurde ja selle e-poe omanikuna, siis see saabki tõeks, sest kuidas ma ütlen, meil on antud imeline asi mõistus. Ma arvan, et sa oled sellest nüüd juba aru saanud, et kuidas see tegelikult, võib-olla veel mitte 100%, me ei saagi keegi kunagi aru, see on nii crazy. Aga räägi üks nüüd, mis siis sinu juures kõige rohkem on muutunud, mis seal TIR-i juures nagu kõige rohkem on kõnetanud? Me rääkisime, miks sa tulid siia, mis see tulemus, sul on päriselt füüsiline tulemus ette näidata, on ju. Et mis on see, mis sinu sees siis kõige rohkem muutus, mis sa oskad öelda? Minu sees on kõige rohkem muutunud see, et varem ma nagu ootasin väljast poolt, et keegi mind nagu hoiaks ära minu tunded. Mul on olnud hästi selline emotsionaalne inimene ja just see minapildi teema on hästi suurde muutusesse läinud, sest et ma nüüd tunnen, et ma oskan iseennast ära hoida. Et isegi kui mul tekivad mingisugused teemad minu sees, et ma ei vaja enam väljaspoolt teisi inimesi, et mul oleks vaja nüüd mingit armastuse tunnet või mingit, ma ei tea, kallistamise tunnet, et ma reaalselt, ma suudan iseennast ära hoida. Kui ma tunnen, et ma tahan kallistust, ma kallistan iseennast. Ma olengi niimoodi reaalselt teinud, ma kallistangi ja siis tekib selline hea tunne ja siis see paha tunne nagu läheb ära. Et selline iseenda hoidmine. Et sa nagu saad toetada iseennast, eks? Ja, et ma olen nagu enesekindlam ja ma suudan nagu toetuda iseendale. Et iseennast tunnustada, iseendale näidata, et et ma saan sellega hakkama, ma teen seda. Tegelikult on see nagu hästi oluline, et enamus inimesi ootab, et keegi teine, et kuskilt tuleb see väline impulss ja väga tihti öeldakse ka, et ei, et mina ju saan ka ise ja siis ma räägin temaga, et aga näe, see olukord oli selline, sellepärast ma ei saanud teha. Ehk tegelikult sa lõpetasid, ma arvan, mis on hea asi öelda nende vabanduste nagu toomise endale. Miks sa midagi ei saa, vaid sa hakkasid nägema, kuidas sa siis saad, kuidas see siit kõne. Ja. Et jah, ma nõustun sellega, et kuidas ma siis nagu saan, et ma liigun nagu läbi roheliste tulede. Ma arvan, et see ongi see minapilt, mis on muutunud. Enne sa ka nimetasid mulle, et see enesekindlus on tulnud, järjepidevus. Ja see on nii tore, et sa ütled selle ära, et ennast nagu ära hoida. Ehk sa ise saad ise ennast toetada, sest kõik ongi sinu sees olemas. Ütleb ju ka mul see lause, et leia oma tegelik potentsiaal, et me oleme tegelikult nii suurteks asjadeks võimelised, kui me laseme sellest lahti, mis meile kunagi on öeldud, kes me oleme ja me saame aru, kuidas meie mõistus on ju töötab. Aga mis sa veel vägevat enda kohta näiteks oled avastanud? Sa käisid ju minuga ka jääaugus. Sa tegelikult käisid mitmeid kordi, aga et mis sa veel enda kohta oled midagi avastanud võib-olla? Ja mis lugu endale ära muutub, mis sa varem rääkisid ja nüüd vaatasid, issand, mis siis? No ma olen näiteks, mul oli lapsega seoses mingid teemad, et mille ma nagu täiesti ära muutsin. Et need teemad nagu mind üldse, ma vaatangi sinna taha ja siis mõtlen, et kuidas see üldse mind nagu endast välja viis. Et ma käisin nagu lapsega reisil ja see kõik oli nii vägev ja see on nagu täiesti muudetud. Ja siis, kui ma sinuga käisin jääaugus, siis see oli väga suur ületus, aga see oli nii äge, kuigi ma olen ennem ka käinud sügisel, aga just nagu talvisel ajal päris jääga, et lihtsalt lähedki. Lihtsalt ma läksingi sinna sisse ja siis see ongi nagu paned nagu mõistuse kinni, et
aga äkki ei mõtle kogu aeg, on ju, ei mõtle ülesid asju. Jah, et selline nagu tank, et kui ma midagi nagu otsustan, siis ma lähen teen ära. Et see ei ole, et ma otsustan ja siis ma otsustan ümber. Et kui ma ikka tahan midagi teha, siis lähen teen ära. Et ei ole seda, et mingitel asjadel, kui ma nagu tugevalt olen ära otsustanud, et siis saab tehtud. Et sa jääd endale siis kindlaks, eks, et sa otsustas. Ja, ma jään kindlaks, jah. Ma olen selles mõttes püsivam, jah. Ja mis märksõnu sa veel kirjutasid? Meil mingi asi veel oli, mis me mõtlesime välja tegelikult tuua siit. Rääkisid järjepidevusest, tegelikult enesekindlusest ja tegelikult sellest ka, et sa oled hakanud ennast rohkem usaldama, sest mis ma näen inimestelt või kes on soovinud enda ettevõtlust teha, siis ma ei usalda seda või toda, ma ei saa delegeerida umbes, et kes mul siin e-poest ostab, ma ei tea, kuidas inimestel see turundus ikka, et mul on ikka vaja seal seda meeskonda ja tegelikult kõige selle taga on, et lihtsalt hakka tegema, kõik see saab siis tulla. Need on jälle tegelikult need vabandused, mis räägime, kõik taandub sellele, et me ei usalda ju iseennast, eks. Kuidas sul praegu on sellega, et selle eneseusaldusega? Ma usaldan ennast ikka palju rohkem, kui ma seda enne tegin. Eks mul on ka paremaid päevi ja halvemaid, aga üldjuhul ikka päris hästi on, sest see tegelikult peegeldab ka tulemustest, et tegelikult selle tatlipulbri müügiga ma ei oleks uskunudki, et mul on põhimõtteliselt päris palju maha müünud, et müük hakkas nagu kohe toimuma, et kohe, kui ma nagu läksin laivi, järgmisel päeval olid tellimused, et nagu, kuidas see nagu võimalik on. Ma nagu arvasin, et need tellimused tulevad kunagi hiljem, aga kohe hakkas nagu pihta, et see nagu minu jaoks on see märk, et olen õigel teel, ma teen õiget asja ja siis nagu sisemine maailm peegeldub nagu välisesse, et see on nagu minu jaoks selline tulemus või see ongi tegelikult ju tulemus ja et tulemus ei ole ainult rahanumber, tulemus ongi see, kuidas tegelikult me ju igapäevaselt tunneme. Nagu ma ikka ütlen klientide, et nii kaua kui tulemus ei ole muutunud, tegelikult ei ole see paradigma muutunud. Et aga mis järgmisena? Mis toode sul järgmisena tuleb? Kas juba tead või veel ei tea? Ja, ma tean, aga ma ei saa seda rääkida. Juts niimoodi, et me leidsime, kuna tänaseks ma ei tee seda üksi enam. Mul on üks äripartner, kellega me väga hästi kokku sobitame. Tema on selline hästi tehniline pool ja analüütik ja mina olen selline loogus, tegelen kõige selle reklaamiga ja meil nii hästi nagu matchib. Ja siis me leidsime väga ägedat toote välismaalt. Eestis seda ei ole ja me tegeleme praegu selle nagu siia turule toomisega, nii et sellega läheb natuke aega. Aga praegu on nagu mitu toodet korraga, et nagu tegemisel, et väga põnev ja igal juhul panen pärast lingi siia, et kõik saavad enda seda tatlipulbrit osta, et smuutidesse panna, et ei ole need kleepuvad tatlid ja läheb äkki kogemata kiviga veel sisse, siis on täitsa jama. Et tegelikult oled sa võtnud südame asjaks, et aidata inimesi sellise tervisetoodetega. Tegelikult sa oled ise ju ka väga palju toitumist uurinud ja tead sellest palju, et mul on hästi hea meel vaadata, kuidas sa lähed nagu lõpuks oma südame järgi, et see on nagu nii tore. Mida sa ütled seal lõpetuseks mõnele, kes meid siin kuulab või juhtub kuulama ja ta on ka mõelnud, et aga mul võiks ka olla juhendaja ja ma võiks kuuluda kuskile gruppi, kes mind toetavad, et kuidas saada üle sellest barjäärist, et see otsus ikkagi nagu vastu võtta. Äkki sul on mingi julgustus? Üksi on tore ja hea, aga teistega on palju parem ja ägedam, sest et teistega jõuab kaugemale, sest et kui palju ma selle TIR-programmi juures tegelikult ma ju korra tahtsin ju välja minna ja kuidas tegelikult ja sest et ma olin sellises kohas, et mul tundus, et mul ei ole välja pääsma, aga tegelikult oli ja Kai oli minu kõrval ja ta suunas mind tagasi ja siis tegelikult kõik läks väga hästi, et teised inimesed nagu toetavad, see grupi toetus on nii suur, et ja siis see TIR-programm, et isegi seal grupis saab ju ennast nagu arendada videodega, toodete tutvustamine, ükskõik mis teema kellelgi on, et teiste inimeste toetus on väga suur.
üksi on ka tore, aga teistega on et ägedam. isegi kui sa õpid seda, et sa ise toetad ennast, eks, nagu sa ütlesid enne, et sa hoiad ära, siis meil justkui see kiirtee edasi on see, et me teeme ikkagi grupis koos, aga keegi sealt ei tee sinu eest asju, mina ei tee ka sinu eest asju. Mina ei tulnud teinud seda veebilehte või ma ei ütelnud sulle, kuidas seda teha. Et mina näitasin, et sinu sees on olemas need vastused ja tegelikult see koht, ma mäletan küll, see oli aasta alguseks, kus sa ütlesid, et võib-olla ei saa see Tirriga jätkata ja see oli täpselt see ülemineku koht ehk meie uskumuste süsteem on nii tugev, et ta tahab meid võimalikult hoida selles samas kohas, kus me kogu aeg oleme harjunud olema. Ja ma näen seda väga paljudel tirrikatel kuskil ongi ju seal keskel see koht, kus vaatame nüüd, kas ja mis ja ei tea ja sest meid nii tõmbab sinna vanasse tagasi. Sest me lihtsalt oleme nii harjunud. Näiteks reisil ma näen seda jumalast hästi. Läksin esimest korda tantsutundi, mõtlesin, ma ei lähe seda kunagi enam. See oli nii kaootiline. See oli nagu kõik kuidagi, meil on Eestis nii jõuad kohale, ütled tere, ootad, punkt, kell algab, punkt, kell lõpeb. Seal oli nii, et kell 6 pidi algama, vaikselt 6:10 hakkasid inimesed kuidagi saabuma hästi. Mõtlesin, ma ei lähe elu sees sinna. Siis mõtlesin, oota, stopp, Kai, see on lihtsalt midagi, mida sina ei tarvinud teisiti tegema. Ja teist korda läksin, vau, jumala vägev ja tore tegelikult kõik. Ja see on see koht, kus sina olid tegelikult seal enda elus ka, et lihtsam oleks olnud minna traditsioonilist teed, mida näe, see juhtus, ma nüüd olen siin ja ikka vist ei saa ja väljapääsu pole, aga tegelikult, kui sa sellest nagu mäest siis üle lähed ja üle kraavi ära hüppad, et sa tegelikult tegid täiesti ebaloogilise otsuse. Sa tegelikult tegid ebaloogilise otsuse, sest iga, kui me teeme loogilisi otsuseid, oleme harmoonias oma paradigmaga. Ja mis see toetusega, ma ei istunud Diana kõrval seal iga päev. Ma olin tema jaoks olemas, pole aega, et andsin märku, küsisin, kuidas on. Ja tegelikult käis sinu sees see klikk ära, et oota, mina ise saan vastutada enda tulemuste eest. Miks ma lasen? Kirjutasid mulle ühe lause ja see lause kohe mõjus mulle nii hästi. Sealt hakkaski see, kui ma läksin nagu liikvele ja siis ma nagu lasin hästi tugeva tahtejõud. No mitte tahtejõud, aga nagu inspiratsiooni. See jõud oli nii suur taga, sa said selle fookuse tegelikult siis paika, sest meie mõistus töötab nii, et see, millele me tähelepanu suuname, see kasvab, seda me võimendame ja lihtsalt, mida me sinuga tegime, viisin su tähelepanu teisele kohale. Tegelikult nii lihtne see ongi ja ennast nagu saadki kiita, sest sina võtsid selle vastu ja sa hoidsid selle fookuse. Aga sa mäletad, mis lause see oli? See oli mingi rahaga teema. Raha teema oli jah. Aga ma täpselt seda sõnastust ei mäleta, aga sa ütlesid, et sa aitad mind sellest nagu... Ma kuidagi ütlesin, et ma aitan sul sellest läbi minna ja sa ütlesid issand, et keegi pole mulle midagi sellist enne nagu ütelnud või nagu toeks olnud. Ja tegelikult siis, kui sa said selle toe, siis sa nägid, et issand, aga sina ise teed ja sinu sees. See ongi see, et kus sa enda sees selle jõudega leidsid. Sest siis sa justkui tead, keegi on ju veel siin, kes aitab nagu, mulle on toeks, aga siis me hakkamegi enda sees seda kõike võtma. Hästi vinge. Et Tirri tulek on selles mõttes on kindel, et muutus tuleb, see on nagu kindel, et mingi muutus tuleb, et jah, selles mõttes väga äge, ma teeks seda veel, aga selline tunne, et ma oleks, et kõik nüüd alles nagu algab, et see Tirr oli nagu selline sissejuhatav, ütleks selle nagu vana reaalsuse eemaldamine, et nüüd hakkab nüüd see õige asi, et nüüd ma olen selles kohas, kus nüüd hakkab see, mida ma päriselt tahan oma elust. Et väga äge. Ja Tirr teeb sellise suure või tugeva vundamendi ehitab. Me ei saa enne maja ehitada, kui meil ei ole tugevat vundamenti. Ja ma tean, et sul on ka plaanid, kuidas edasi jätkata ja tegelikult on, siin saab avalikult ka välja öelda, et väga paljud tulevad ka Tirri teisele ringile ja siis ikka minult jälle küsitakse, mis mõttes teisele ringile, kas ta ei saanud selgeks või? Et kas midagi puudu? Me terve elu saame õppida iseennast ja ma arvan, et see on ka üks asi, mis sul on kohale jõudnud, et elu on pidevas muutuses. Sa näed juba oma laste pealt, näeme me kõige paremini, kuidas nad kasvavad ja jälle kogevad uusi asju ja saavad uusi taipamisi ja teadmisi ja õpivad ja elu on pidevas muutuses ja selline asi nagu valmisolek või enda selgeks saamine, sellist asja ei ole olemas. Ja ma arvan, et üks asi, mis sinu puhul on tulnud, on see, et sa näed, et see teekonnal olek ongi vägev, sa ei pea ootama, et mul on nüüd edukas e-pood, seal 1000 klienti, ma ei tea, 100 toodet, vaid
nüüd olengi edukas ja vägest ma olen selle üldse ära teinud, mis ma tahtsin teha, on ju. Ja ega see areng ei lõpe kunagi. Ma arvan, kui ma nüüd alustaks uuesti, siis ma vaataks seda TIR-i programmi täiesti uue pilguga. Et ma arvan, elus võib seda kas või 20 korda teha, et iga kord õpin midagi uut, et see on jah, selles mõttes see ei lõpe kunagi eneseareng. Ja sa oled ju siin kohas praegu elus, mis otsused Ja. saad vastu, siis hakkad jälle siit jälle edasi, ahaa. Väga kihvt, mul on hästi hea meel, et sa tulid minuga rääkima. Ma hetkel vaatan, et siia küsimusi ei ole tulnud, aga vaata, mõned sinu TIR-i kaastöölised on mõnusad kommentaare kirjutanud sulle. Et minu arvates oli väga mõnus ja vaba vestlus meil. Et kas midagi veel tunned, et jäi kripeldama, et mida tahaks öelda või sai kõik öeldud? Mulle tundub, et on kõik hästi, jah. Väga hästi. Et suur aitäh sulle. Ma olen väga tänulik, et sa tulid jagama ja kui nüüd üks inimene vähemalt sai mõtte, et ma olen ju ammu seda tahtnud teha, et äkki tuleks asi ära teha, siis läks see live täiega nagu asja ette. Et aitäh sulle. Ma soovin sulle ikkagi vägevat teekonna jätku. Me Viljandis näeme kindlasti. Ja aitäh sulle, jah. Okei, tšau.